Teate, on olemas selliseid mänge, mis esmapilgul tunduvad petlikult lihtsad. Vaatad peale ja mõtled, et reeglid on ju selged. Aga siis kuskil seal pinna all peitub täiesti ootamatu strateegiline sügavus. Ja täna räägimegi just ühest sellisest mängust, Komokust ehk siis 5 nupu mängust. Ja no vaata ka seda, see on ju põhimõtteliselt nagu trips-traps-trull, aga steroidil. Suurem laud ja 3 asemel on vaja 5 nuppu ritta saada. Tundub lihtne, eks? Aga just siin peitubki kongs. See näiline lihtsus on teinud Komokust ühe kõige paeluvama mõistatuse nii inimestele kui ka masinate jaoks. Miks ometi on üks nii lihtne mäng superarvutitele juba pool sajandit peavalu valmistanud? Okei, et asjast sotti saada, alustame ikka täitsa algusest. Vaatame kõigepealt üle, mis mänguga üldse tegu on. Nii, reeglid on tegelikult, lapse lihtsad. Sul on 2 mängijat, üks võtab mustad, teine valged nupud ja laud on 15x15 ruutu. Must alustab ja siis panete kordamööda nuppe. Ja esimene, kes saab 5 nuppu ritta, kas siis otse, risti või põigiti, ongi võitja. Kõlab lihtsalt, eks ole? Ja isegi nimi ise, see reedab kõik ära. Komoku. See on lühend jaapanikeelsest sõnast Komoku narabe. Go tähendab 5, mokku on nupp ja narabe, see on ritta seadmine. Nii et sõna-sõnalt 5 nupu ritta seadmine. Lihtne ja loogiline. Aga just see liitsis, selle taga on üks, ütleme ausalt, mängu rikkuv probleem. Ja vot siit läheb asi tõeliselt põnevaks. Võiksime mõelda, et mis siin ikka valesti saab minna. Reeglid on ju nii lihtsad, mäng peaks olema täiesti aus. Aga tegelikult mitte. Probleem on tegelikult selles, et see, kes alustab, ehk siis mustade nuppuriga mängija, tal on lihtsalt täiesti ebaausalt suur eelis. Nii suur, et tipptasemel mängides muutuma asi peaaegu igavaks, sest võitja on juba ette teada. Ja kui suur see eelis siis täpselt on? Vaadake, vanade turniiri reeglitega oli alustaja võiduprotsent 67%. Kujutage ette, 67%. See on males või kabes. See oleks täiesti ennekuulmatu. Ja see diagram siin näitab seda probleemi ikka väga selgelt. Näiteks 89. ja 91. aasta maailmameistrivõistlustel, kus mängiti vanade reeglitega, võitis alustaja 2/3 mängudest. Ideaalne oleks ju 50-50, eks? Aga selline tasakaalutus, see tegi tõsise võistlemise põhimõtteliselt mõttetuks. Selge see, et midagi pidi ette võtma. Kuidas saaks mängu ausamaks muuta, aga nii, et see oma võlu ei kaotaks? Ja lahendus leiti. See oli üks päris nutikas avangureegel nimega Swap 2, mis toodi mängu sisse 2009. aastal. Okei, see reegel on päris geniaalne. Kuulage nüüd. See käib nii. Alustaja ei pane lauale mitte 1, vaid lausa 3 nuppu. 2 musta ja 1 valge. Täpselt sinna, kuhu ta ise tahab. Ja nüüd on teisel mängijal valida. Tal on 3 võimalust. Esiteks, ta võib öelda, okei, ma võtan mustad ja mängin siit edasi. Teiseks, ta võib öelda, mina võtan valged ja panen 1 valge nupu veel juurde. Või siis 3. ja see on kõige kavalam osa. Ta võib lauale lisada veel 1 musta ja 1 valge nupu ning öelda esimesele mängijale, palun, vali nüüd ise, mis värviga sa mängida tahad. See on nagu selline väike tants, mis võtab selle alustaja eelise peaaegu täielikult maha. Ja mis tulemus oli? Vaadake ise. Esimese mängija võiduprotsent kukkus 67 pealt umbes 52 peale. See on mängu aususe mõttes ikka, öö ja päev. Okei, nüüd kus meil on lõpuks aus mäng, saame hakata rääkima strateegiast. Mis siis teeb heast mängijast meistri? See on, rünnakute ja ähvarduste keele tundmine. Kõige lihtsam rünnak, mida kõik õppivad, on niinimetatud avatud 4. See on 4 nuppu reas, mille mõlemad otsad on vabad. See on põhimõtteliselt ähvardus. Järgmise käiguga ma võidan. Vastane peab selle kohe kinni panema, muidu on mäng läbi. Aga nüüd tuleb see $1 miljoni küsimus. Kuidas saaks luua sellise ähvarduse, mida vastane lihtsalt ei saagi blokeerida? Ja siin ongi Komoko geniaalsus. Selle asja nimi on tupelt 3. Mõte on selles, et sa lood lauale mustri, mis tekitab korraga 2 avatud 3 rida. Ja kui sa siis paned oma nupu sinna, kus need 2 rida ristuvad, boom! Sa tekitad 1 käiguga 2 avatud 4 ähmardust. Vastane saab blokeerida neist ainult 1. Teise viid sina, aga võiduka lupuni. See ongi see, mida nimetatakse sundvõiduks. Lihtsalt vältimatu.
ja just see sügavus, see vältimatute võidumustrite jahtimine tegi Komokust ideaalse mängumaa tehisintellekti jaoks. Ja see teekond, kuidas masinad selle mängu selgeks said, on kestnud aastakümneid. Juba 94. aastal tõestas üks mees nimega L. Victor Allis matemaatiliselt, et alustajal on tegelikult olemas võitev strateegia. Aastal 2000 pandi püsti Komokop, see on nagu iga-aastane olümpiaad Komoko-robotidele ja siis aastal 2017 juhtus see. Tehisintellekt nimega Juisin mängis inimeste maailmameistri Rudolf Tupski lihtsalt laualt läbi skooriga 2-0. See oli see hetk. Mäng oli, teatud mõttes masina poolt lõplikult lahendatud. Ja see võtabki asja ilusti kokku. Nagu teadlased 2021 aastal ütlesid, ja ma tsiteerin, lihtsate reeglite ja keeruka strateegia kombinatsioon teeb Komokust ideaalse valiku tehisintellekti uurimiseks. Just nii. Ja see kõik panebki mõtlema, eks ole? Kui isegi nii lihtne asi nagu 5 ritta peedab endas nii uskumatut sügavust, siis millised teised pealtnäha lihtsad asjad meie ümber võiksid veel sellist varjatud keerukust peita?